Tere tulemast tagasi meie podcasti. Tere tulemast tagasi Mis on õhus sagedusele. Mõtlesime, et seekord alustame siis sellest, et räägime lihtsalt, mis meil siin endal parasjagu õhus on meie tavaelus ja millega me siin vahepeal tegeleme. Et võib-olla on huvitav inimestel ikkagi kuulda ka natukene meie sellist argielu ja millised meie päevad siin Dubais välja näevad. Et millest alustada? Meil on päris palju asju, meil ongi igapäevaselt siuke virvarr, ühed asjad, teised asjad, kolmandad asjad, et kes on ettevõtja, siis teab, et töö käib kogu aeg, non-stop ja kogu aeg midagi kuskilt tuleb, unustame vahepeal ära mingeid asju, siis keegi tuletab meelde. Aga samas mega tänulik, et on selline olukord ja et me saame tegeleda oma asjaga, mis on minu arust elus parim tunne, et kui sa ärkad hommikul üles, siis hakkad tegutsema iseenda asja nimel. Ja isegi kui seal on vahepeal mingisuguseid takistusi, mingid keerulisi situatsioone, siis kokkuvõttes on kõik lahendatav ja nauditav. Suures plaanis on kogu see protsess. No jaa, teades seda tunnet, mis meil oli mingi aeg tagasi Eestis, kus ärkad hommikul üles ja ei teagi, millega tegeleda. Siis nüüd on see, et ärkad hommikul üles ja mõtled, et nii millise ärivaldkonnaga ma täna siis panen fookuse. Ütleme siis, meil on ju mitu äri selles kontekstis. Mitu tegevust, mitmed tooted, mitmed, võiks öelda, toodete laienemised. Loomisprotsess on päris tihe. Et nii tihe ei ole kunagi loomisprotsess olnudki. Jah, et see on nii huvitav, et me oleme varem ka tegelikult sellist klassikalist äri teinud, aga kuidagi, eks seal ikkagi teadmistest oli too aeg palju puudu. Noored rohelised. Ja, aga nüüd me nagu saame aru, et kui sa ikkagi teed tooteid, siis ikkagi inimesed ootavad ka uusi asju. Et ikkagi see on äge ja mulle tohutult tegelikult meeldib see loomeprotsess. Vaata, kui sa lõpuks hakkad tegelema asjaga, mis on sinu teema, siis see tuleb kõik nii loomulikult, sa ei pea kuidagi pushima või ma ei tea, leiutama. Aju üle ragistama, vaid see lihtsalt tuleb, sest et see on sinu teema. Ja see tuleb nii naturaalselt ja see tegemine kulgeb mõnusalt. Et selles mõttes on see meie, ütleme, et klassikaline päev hõlmab seda hommikul üles, kohvid sisse ja läheb tööks. Ja siis me vahest panemegi mitu tundi järjest, tegutseme, siis loomulikult arvutis pikalt istud, siis mingi hetk tekib see tunne, et ei suuda enam, peab vahepeal pausi tegema, midagi muud tegema. Et muidu, enne siis, kui me Eestisse läksime, siis oli meil siuke traditsiooniks ikka käia basseini ääres ja seal nautida vahepeal päikest, et vahest oligi, tegid mingi väikse basseini tiiru, väike ujumine, väike päevitamine. Pool tundi on ju. Ja, siuke mõnus, siuke laadimine ja tagasi oma toimetustesse. Aga praegu siis tulime tagasi Eestist siia ja meie üllatuseks vaatame, et Andero läks, kas sa läksid trenni või tookord või läksidki basseini äärde? Ei, trenni, jah. Läksid trenni, vaatasid, et mis siin toimub? Puuli ei ole enam. Et bassein on kõik need ära lammutatud plaadid sealt maha võetud, täielik kaos ja siis oli sinna pandud juurde ka silt, et väga umbes vabandame, et aga tegeleme siis väikse renovationiga. Ja üllatus, millal on taas avamine, 10. oktoober, Noora sünnipäev. Eriti hea, eks muidugi kunagi ei tea, Dubais kunagi ei tea, kui asjad lähevad pikemalt, aga just täna vaatasime, et see bassein oli üsna siukseks puhtaks löödud seal, et tundub, et nad saavad hakata nüüd tegelema selle paigaldamisega, et siiamaani oli siuke lammutamine, et loodame siis tõesti, et 10. oktoobriks on meil võimalus jälle nautida basseini, sest et tegelikult see on nagu suur osa sellest meie väga korterist. Suur osa. Praegu ma ikka täiegi katsen seda klassikalist puuli ääres käimist. Mul oli iga kord, käin oma jõusaalis ära, teen oma asjad ära
ja siis Basseini äärde ujuma, päevitama. Ja. Tuppa. Ei, see on väga mõnus. Selle rutiini tahaks nüüd lähiajal tagasi saada. Ja teine asi, kui me tulime tagasi, mis me avastasime siis, et muidu meil on, ma natuke oleme rääkinud sellest, aga meil olid väga suured probleemid nende false fire alarmsidega, et kogu aeg pidevalt oli siis tuletõrje alarm suvalistel hetkedel, vahest mitu korda päevas. Noh, loomulikult mingisugust tuld ei olnud kuskil ja lihtsalt hüürgab niimoodi, et kui te muidu olete harjunud kuulma alarmi siis selles koridoris, noh, Eestis suht klassikaline ikkagi koridoris ta tuleb, siis seesama kõva heli, mis te muidu kuulete koridorides, on meil tubades. Ja oi jumal, kuidas see käib nagu kehast läbi, kui see tööle läheb. Ja siis ma tunnen, kui ma lähen nii endast välja sellest, sest see nagu ilmselgelt see tekitab siukse mikrošoki kehasse. Ja no me olime ikka vahepeal tegelesime selle probleemiga ka ikkagi väga palju ja me oleme üldiselt siuksed inimesed, kui mingi probleem on, ega meiega nagu pole mõtet messida, vaata. No me pöördusime, mina eelkõige pöördusin isegi kõrgemate autoritite poole, et come on, see on ebareaalne. See on mingi municipality kutt käis ikkagi seal rääkimas ka. Ta käis ikka kontrollimas, jah. Ja ma ütlesin, et see on elamiskõlbmatu maja, hoone sellisel kujul, sest see traumeerib esiteks ka meie last. Ja kui sul ikkagi üks päev tuleb 3 valealarmi päevas, kaasa arvatud öösel ja vara hommikul, no siis see trigerdab igat inimest. Ja ühe korra oli asi ikkagi nii hull, et ma nägin seal naised tulid oma beebidega ikkagi ülevalt alla ja laiutasid käsi security'le, et kuulge, mis toimub, on ju. No ma isegi kujuta ette, kui mul on beebi ka, see on nii väga selline periood, kus on niigi raske. Ja siis su nagu väga, väga kvaliteetse tund näiteks, parasjagu on ja rikutakse. Ma ei tea, Aga eks me lasime ka ikkagi kõrgemad taotlused teele ja me ikkagi olime tagajalgadel selles mõttes, et me rääkisime ka oma maakleriga ja kes meil selle... Maakler on õnneks selles mõttes meil väga mõistlik, ta saab tegelikult kõigest väga hästi aru, ta alati omalt poolt üritab tegelikult teha nii-öelda parima, mis ta saab, aga loomulikult tal ei ole ju kontrolli kõige suhtes, ta ei ole korteri omanik. Tema teeb alati, ta on ka meiega umbes, et kuulge, ma saan kõigest aru, ma teen, mis ma saan, aga kuskilt maalt on see, et ma ei saagi enam rohkem midagi teha, kui talle nagu öeldakse, et ei. No me olime piiri peal peaaegu korterist lahti ütlemiseni välja. Ja meil oli ikkagi mingi hetk enne, me oligi vist maikuus. Meil oli täpselt see, et meil on nagu limiit nii täis sellest jamast. Me soovime selle korteri lepingu lõpetada ja kiiremas korras. Ma olin mingi, selles mõttes väga, väga vihased. Aga siis oli umbes see, et ei saa lõpetada. Et sa saad lõpetada, jah, igat lepingut saab üles öelda, aga siis on see, et ainult mingi 90 päeva peab ette teatama, kokkuvõttes siis ikkagi ju maksad selle perioodi eest. Teema on selles, või isegi mingi trahvi või? Maakleriks, aga landlord, kes on omanik, tema peab selle heaks kiitma. Ja probleem on selles, et meie korteri landlord ei ole üldse siit pärit. Ta elab enamus aja üldse kuskil mujal. Ja pole mitte kunagi temaga suhelnud, ei ole kunagi näinud. Ta vist väidetavalt pidi rääkima ainult hispaania keelt ja seetõttu on keeruline kommunikeerida vaata temaga. No üldiselt pidigi olema nii, et kui on korteritega siin mingid probleemid ja sul on normaalne omanik, siis on kõike võimalik läbi rääkida ja vajadusel siis mis iganes on ju. Aga üldiselt vaata, inimesed võtlevad ikkagi iseenda peale. Ma ei tea, ma ei ela seal teie korteris, mul on nagu kõik hästi, vaata, et... Ütleme niimoodi, et ta ei osanud hinnata selle olukorra tõsidust. No sellepärast me kutsusimegi maakleri, et anda talle aru, et kui tõsine see asi tegelikult on. Aga ma leian, et selle jutu moraal seisneb selles, et me mingi hetk võtsime väga tugevalt otsuse vastu, panime fakti ette ka nii-öelda maakleri, et sellisel kujul me ei jätka. Midagi peab muutuma. Kas siin majas tehakse asi korda, kas meie lahkume siit majast, midagi peab muutuma.
ja tegelikult asjad jäid natukest viisi kõrgema hooleks selles kontekstis, et meil juba tuli, kui need asjad juba läksid päris hulluks, meil juba tuli see kuupäev juba lähemale, kui me ju läksime Eestisse vahepeal. Ja seetõttu see asi jäi kuidagi lahtiseks. Et mis siis saab? Ja kõrgema hooleks me jätsime mingis mõttes selle, et kui me nüüd tagasi tuleme, siis asi olgu korras. Ma ei taha selle jamaga enam jätkata. Ja no tui. Siiamaani, ütleme 26. augustist, pole ühtegi valet häiret olnud. Midagi on muutunud. Ma ei tea, mis tasandil see muutus on sisse viidud. Kas nendele üleüldises süsteemis, aga selle 2 kuu jooksul on midagi muutunud. Ja ütleme niimoodi, võib-olla selline elutarkus, et vahest tuleb anda mingitele muutustele aega. Ja samas ka see, et ikkagi tuleb iseenda ees seista. Ja see ka, 100%. Et kui sa oled ikkagi sellises olukorras, mis on ikkagi väga halb, sa pead ju midagi tegema. See on sinu ruum, see on sinu sagedusala, see on sinu vastutusala, see on sinu koht, kus seista, kaitsta, ütleme meespool, eriti oma pere. Sa oled, see on minu kuningriik, ma olen selle ala kuningas. Ma ei saa lihtsalt lasta mingisugustel kõrvalistel segajatel tulla rikkuma minu pereelu öörahu ja üldse sellist harmooniat. Ja kui sellised asjad on, siis on kindlasti võib-olla ütleme perekondlikus mudelis see kõrgem meesprintsiip, kes peab sekkuma seal ja tegema mingeid otsuseid. Aga jällegi ma ütlen, et alati ei ole sekkumised, nad on küll füüsilised selles mõttes, et sa võtad midagi ette, aga seal taga on ka energia. Kuidas sa selle energia enda sees päästad? Ja me kindlasti tänases podcastis jõuame ka, nagu te näete, laua peal on frequency kaardid ja üks on ka konkreetselt teie ees välja valitud ja see välja valitud kaart ei ole juhuslik. Et see on mul täna põhimõtteliselt tund aega enne tulemist välja tõmmatud nii-öelda juhuse tahtel, et mis teema on õhus. Aga meil on siin paljud teemad õhus, et me tegelikult tahtsimegi alustada seda esimest osa, et mis on peale selle veel õhus. No just õhus selles mõttes esimeses osas, et mis on õhus meie elus, et ikka ma arvan, inimestel on ju huvitav teada, et millega me siin tegelikult siis toimetame ja mis on meie rõõmud siin Dubais elades ja valud ka. Absoluutselt valud positiivsed ja negatiivsed pool. Ja kõik on esindatud ja ma arvan, kõik need on esindatud ükskõik mis elus, aga ei elaks. Ja see ongi life one journey ja et palju toredaid asju on ka olnud, et ütleme, negatiivseid asju on ka, aga on ka toredaid. Räägime enne toredate ja heade ja positiivsete asjade ühe negatiivse ka veel ära või? Seonduvalt meie naabriga või? Ma ei tea, ma isegi viitsidest väga palju rääkida, sest et ma ei taha talle anda seda mingisugust energiat, aga lihtsalt meil oli vahepeal mingisugune... Tema ei puutu asjasse siin, tema ei puutu võrrandisse. No meie puutume selles mõttes see sõnum siin taga, võib-olla puutub see sügavam sõnum siin taga, mis läheb kokku tegelikult selle sama fire alarmi teemaga. Tegelikult sarnased teemad. Seal on sinu ruumi tulemine, siin maailmas on ka energeetilised rünnakud, kõik see on ju, aga need rünnakud toimuvad läbi füüsiliste inimeste või läbi mingite füüsiliste asjade. Iga segav faktor on mingil põhjusel nii. Et näiteks kui sinu öörahu rikutakse, seal on mingid väga tugevad, mingid energiad on õhus. Miks öörahu rikutakse? Miks sa saad selle kogemuse? Mida sul on sealt õppida? Mida sa peaksid endas muutma või endas võib-olla aktiveerima või neutraliseerima? Või kuidas sa seda olukorda, nii nagu ma eelmises podcastis mainisin, live training, sulle visatakse nüüd ette mingi olukord, milleks sa tegelikult ei ole valmistunud, sa ei ole selleks valmis, aga see on praegu eetris sinu elus, deal with this.
sa ei saa pead ära pöörata, et mind ei huvita või ma ei taha selle negatiivsuse tegeleda. Väga palju asju siin maailmas me peame läbi vaatama, läbi kuulama, läbi seedima, et see tervendus sisse viia omalt poolt. Ja see teine lugu puudutab tegelikult meie ühte naabrit. Kohalik mees, täpselt ei tea, kellega ta seal elas, tõenäoliselt naisterahvaga, aga lihtsalt konkreetselt seinte vahelt kostuvad ebainimlikud hääled, võiks öelda, röökimised, karjumised ja sellistel kummalistel kellaaegadel nagu 3 ja 4 hommikul ja 5 hommikul. Niimoodi jooksvalt, vahest pool tundi jutti, vahest on lihtsalt mingi paar minutit on lihtsalt täis röökimine, siis jääb vait kõik. Aga kuna need on nii valid, et see ehmatab üles, eks ole. Ja vahest ärkab mina üles, oled ka sina üles ärganud, on Noora üles ärganud. Ja mingi hetk me tundsime, et see ei saa ka enam nii jätkuda. No, kõige hullem selle kõige juures on ju see, et ütleme, et normaalne oleks see, kui, ma ei tea, naaber segab sind, ma lähen ukse taha, ma ütlen, et sorry, aga see ei ole okei, et kas me saame nagu kuidagi selle asja lahendada. Aga probleem oli ju seal, et me ei saa seda lahendada, sest et oli nii arrogantne inimene, et ta arvas, et Pole minu probleem, et umbes seinad on nii läbilaskvad, piltlikult öeldes. Ja 2 korda käisin selle, ma ei tea, siis poole aasta jooksul koputamas. Oleks võinud käia ka 60 korda, ma valisin 2 korda, et iga korra pärast ei viitsi ka ennast öösel üles ajada, riided selga panna ja minna oma naabrile jälle koputama, et äkki täna ei karjuks või midagi sellist. Sealt tekib igasuguseid küsimusi. Esiteks, miks te üldse peate tegelema ja selliste asjadega sellisel kellaajal. Ja need ei olnud niimoodi, et nädalavahetusel on mingi pidu. Ei. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, pühapäev, vahet ei ole. Selles mõttes, et see oli konstant. Ja eks võib-olla iga öö ei kuulnudki, on ju. Aga vaata, kui sa ärkad ikkagi sügavast unest ülesse, selles mõttes, et see ei ole see, et sa nüüd jääd magama ja kuuled mingi ääli, vaid sa kuuled põhimõtteliselt läbi une mingisugust seda asja, no siis sa saad aru, et see on vali, on ju. Ja siis ma tegin ka nüüd lõpuks, kui nüüd tagasi tulime Eestist, siis ma võtsin ka sisemiselt otsuse vastu, et see pull lõpeb nüüd ära. Et ma käisin ka teist korda koputamas. Ma sain aru, et ma ei räägi väga vaimselt või arukalt küpse või adekvaatse inimesega. Ütleme, see ongi see, et sa ei räägi nagu intelligentse inimesega. Ei. Ja näha on, et inimesel ei ole lapsi ja ei saa aru, mis asi on peremudel ja tänast võib-olla ei saa paljudest asjadest aru ja ega mind väga ei huvita ka, millega ta seal öösel tegeleb või millega nad tegelevad. See on nende asi. Aga minu öörahu see rikkus. Ja ma siis mõtlesin, et kuna mingil põhjusel ei olnud ennem proovinud, et panna nagu oma energia siin seal nagu energeetiliselt blokid või kaitsed peale. Ja mitte ainult kaitsed, vaid piltlikult öeldes saata talle selline armastuse energia, selline valgus sinna ruumi, mis loob korrektsioonid, mis lööb platsi puhtaks, ütleme niimoodi. Ja siis too õhtu ma tõmbasin ka 2 kaarti, millest ma ühte mäletan. Meil on Frequency kaardi pakis on üks siuke kaart, mida ma kutsun Dream Protector, unenägude kaitsja. See on valge teemantkilp. Need, kes on nende kaartidega tutvunud juba, teavad, millest ma räägin. Ja me oleme soovitanud ka seda kasutada ja panna oma öökapi peale. Too õhtu, kui ma võtsin enda sisemuses otsuse vastu, et nüüd on kõik, ma panen kaitset peale, valguse saadan sinna ruumi. Esimene õhtu ei kuulnud mitte ühtegi häält. Jätsin ka teiseks õhtuks selle sinna kapi peale, ei kuulnud mitte ühtegi häält. Ja kui ma 3. õhtu hommikul üles ärkasin, siis oli koridor, terve koridor oli asju täis, mööbliesemeid. Ja see inimene kolib. Tänaseks päevaks seda naabrit meie toas
meie kõrvaltoas ei ole enam. Öörahu on saabunud. Fire alarm ei ole. Naabrid ei röögi. Yes. ja siis sa ratsionaalselt mõtled, et vau, tegelikult kõik toimib ju. Aga kui palju me igapäevaselt kasutame selliseid asju? Või üldse usume sellesse? Mõni vaatab, et tore, juhuslik, läks ära. Tore, juhuslikult fire alarm enam ei toimi niimoodi. Kas on juhuslik? Et igaüks otsustab ise, mis see vastus siin on. Et ütleme niimoodi, et see on konkreetne eluline näide või need on elulised näited, kuidas meie oleme kasutanud oma energiat, oma väge, oma otsust ja koos ka nende kaartidega. Ja äkki võib-olla ongi praegu hea aeg, kus ma tahtsin korra selgitada lähemalt seda ühte kaarti, mis täna tuli. Mingil põhjusel see täna tuli. Et ei olnud valitud kaart tänase teema puhul. Ja huvitav, et kui me käisime oma ühtede Dubai tuttavate või sõprade juures külas ja siis mul sõber tellis ka need kaardid ja siis ta võttis oma esimese kaardi, siis see oli täpselt see sama kaart. Ja täna me podcastis räägime samast kaardist, sest see tuli ülesse. Väga huvitav on see olnud, et kui me oleme ise mingisugustel hetkedel kaarte tõmmanud ja me teame, et meil on tuttavad ka tõmmanud, nad on näiteks gruppi vaata pilte saatnud või midagi, samad kaardid tihti peale. Väga, see on nagu hästi huvitav. Mingid energiat on tihti samal ajal õhus ja ma loen ainult mõne lause siit, mis võib-olla resoneerub praeguse selle energiaga, mis on üldse õhus nii Eestis kui üle maailma. Selle kaardi nimi on Machi Graali kuningas. Machi Graali tähendab seda, et see on tõeline kuningas. Ja siin on ka üks lause. Tõeline kuningas ei valita häältega. Me hääletame kellegi kuningaks. Tõeliseks kuningaks ainult sünnitakse. Ja sa oled kosmilise isa kehastus. Tema kroon ei ole sepistatud kullast, vaid jumalikust seadusest sündinud sinisest leegist. See on sinise leegi kandjad. Ja mida ta teeb? Ta taastab selle, mis oli katki. Läheb kokku, sa taastad selle, mis oli katki. Fire alarm oli katki. Sa taastad selle. Ta sulgeb kurjuse, mis oli avatud. Meie naaber. See tee mingil põhjusel oli avatud. See koridor oli tehtud umbes meie seinte vahel, et me seda kuuleks, et me triggerdaks, et me ärrituks. See kurjus on suletud. Me panime ukse kinni siin. Ei saa tulla enam. Ta toob kaosest tagasi kooskõla. Ei ole kaost enam. On selgus, on puhtus, on rahu. Ma siin piirdun ja lõpetan, et siin on väga palju sõnumit veel, aga kes jõuavad nende kaartideni, siis saate aru. Mis meil veel õhus on? Meil on tegelikult veel asju. Põnevad ajad on ees. Me saime esimesse füüsilisse poodi müügile oma toote. Tegemist on siis Levi disaini poega, mis asub Solarise keskuses ja Tartu kaubamajas, kui ma nüüd ei eksi. Et see on väga põnev, et ühest küljest, ma mäletan nii algusaegadel, kui me selle kõigega hakkasime tegelema, me ei teadnud täpselt, et kuidas me inimesteni hakkame jõudma, et kas siis ainult oma e-poe kaudu või kuidas see peaks kõik olema. Siis koostöös meil ühe hea tuttavaga
hakkasime ikkagi uurima ka füüsilisi poode, et mis on üldse see tagasiside, kas on tagasisidet ja kuidas see üldse kõik võiks välja näha. Ja kuidagi siis mõned poed vastavad, mõned ei vasta üldse ja siis mõned kohad veel, kes vastasid, mingid ma vaatasin, et ei, selle poega me küll ei resoneeru või see signatuur, mis seal teistel toodetel on, Vot täpselt. absoluutselt meie toodetega kokku ja ma ei taha, et mu toode seisab kõrval tootel, kus on mingisugused pealuud, mingisugused Illuminaatide sarved märgid ja mingid asjad on, et ei. Aga loomulikult on olemas ju poode, mis on väga okeid, täpselt nagu levipood. Mulle selles mõttes meeldib see, ta on ühes küljest selline disainikas, eestlaste poolt tehtud ägedaid, mis iganes tooteid ja ma ise nagu tunnen ka, et see meie toode sobibki ka disainipoodi. Väga hästi. Selles mõttes ta on vägagi spirituaalne. Aga nagu me just eelmises podcastis rääkisime, et multidimensionaalne materialist. Täpselt, mis asi see on? See ongi see, et sa paned tegelikult sellise energeetika. See on selline pakk, mida sa ei pea panema kuhugi sahtlisse. Vaid see on esteetiline disainelement su ilusas puhtas kodus kuskil niimoodi pandud, et keegi kuskil külalistest tuleb. Mis asi see on? Et siuke vibe. Luksuslik, müstiline, high spirituality, aga samal ajal vägagi praktiline. Ja sinuga suhestu toob energiaid välja. Keskkonda kaitsev, ülioluline, ta on keskkonda kaitse. Miks ta on mustas pakendis? See sümboliseerib, võib-olla natuke tõlgin, dark matter või tume aine. Tume aine on meie värvispektrist või värvikammadest väljaspool olev kõrgemate dimensioonide mateeria. Ja sealt sees tulevad välja tõelised värvid. Need värvid, millele sa isegi võib-olla kohati ei suuda isegi nime anda. Võib-olla kes on kunagi teinud mingid väga kõrgeid, olnud mingites väga kõrgetes meditatiivsetes seisundites või meie maailmas on väga populaarne ka võib-olla äkki keegi on kunagi proovinud ka psühhedeelseid aineid või selliseid asju, eks ole, mis on siis, ma räägin siis looduslikest, et võib-olla on kellelgi silmes mingid sellised värvid, mida sa ei oskagi seletada, et ma tean, et inimesed, kes on selliseid asju teinud, on kirjeldanud selliseid nägemusi ja toone. Ja võt see on see signatuur, see on see plasma, tume aine, mis unlockib su seest kihte ja toob esile su seest võib-olla kõige kõrgemaid ja puhtamaid aspekte. Et nii nagu on öelnud ka üks väga tore naisterahvas teeb ka videosid juba meie kaartidest. Ja on öelnud ka, et need ei ole ennustuskaardid. Väga hästi ütles, et tõesti need ei olegi, siin ei ole asi ennustamises, vaid siin on hetke olukorra kõige kõrgemas tõlgendamises on küsimus. Kuidas sa hetke olukorda tõlgendad kõige kõrgemalt? Vaata, olukorda saab tõlgendada nii, et ma näen mingit olukorda, ma reageerin emotsionaalselt ja see ongi olukord. Tegelikult ei ole. Sa oled selle olukorra alles esimeses klassis. Kui sa tõuseksid selle olukorda vaadeldes 12. klassi, siis sa ei näe seda olukorda nii nagu esimese klassi, allegooriana õpilane. Sa näed seda palju kõrgemalt, kaugemalt, sa saad aru suuremast pildist, miks see on see olukord sinu elus. Aga kui me siriseme ja säriseme iga olukorra peale nagu esimese klassi laps, ütleme sellises allegoorilises näites, et jonnib ja reageerib ja ma ei saa ja mulle ei meeldi ja niimoodi. See ei ole vaimselt küpse ja spirituaalse inimese käitumine. Sa pead kõike tõlgendama kõrgemalt. Ja see on see, mida need kaardid esindavad. Me vaatleksime reaalsust kõrgemalt. Aga jaa, esimeses poes sees. See on ja õiges poes, õige resonantsiga.
ja eks siis näis, kuidas, mis edaspidi ja kuhu me liigume. Tegelikult ju loomulikult me juba vaikselt kombime Dubais poode. Palju raskem, sellepärast, et ikkagi, siin on ikkagi, ma kujutan ette, need mailboxid on neil täis inimesi, kes oma toodetega kuskile sisse tahavad saada. Ja eks siin tuleb ise olla hästi ikkagi pildis ja vajadusel siis korduvalt saata meile, aga me otsustasimegi, et me ootame ära, kui saavad valmis meie 12 toodet, et meil tuleb 2 launchi veel väga varsti. Hetkel ootame prototüüpe, et kõik üle vaadata, teha võib-olla vajalikud mingisugused mikro siis muudatused vajadusel. Aga jah, et üsna pea on tulemas siis 2 toodet, et ühe kallal on töötanud 100% Andero, teise kallal olen töötanud mina. Et see on olnud ka tohutult mõnus loomeprotsess ja oleme väga-väga põnevil, et tulla ka nende uute toodetega välja. Ja eks siis näis, ma ise ütlen ka Anderole alati, et vaatame hästi suurt pilti. Võtame päev korraga, samm-sammult ja küll kõik hakkab voolama ja minema, lihtsalt tuleb jällegi usaldada oma teekonda, täpselt nii, nagu me oleme teinud ka kõikide muude aegadega oma elus. Et lihtsalt võtnudki step by step, teinud väikseid samme, siis jälle suuremaid samme ja nii me olemegi jõudnud oma igasuguste eesmärkideni. Et põnev, väga põnev. Ma kujutan ette, et see nüüd aasta siis teine pool saab olema äge. Dubais ka need temperatuurid vaikselt langevad ja nii-öelda see, ütleme, et see eurosummer on läbi, aga Dubai summer alles algab nii-öelda, et siin läheb alles meluks ja väga ootan, et saaks juba randa. Ja. Randa siis selles mõttes, et randa võin praegu ka minna. Mitte vanni. Sa lihtsalt oled nagu üks jääkuubik, kes lihtsalt sulab seal. Seal on täiesti, me ühe korra käisime, mõtlesime, et lähme siis riskime ja vaatame. No ütleme, et see ei ole tore. Augustiks et ärge palun tulge suvel ja septembris Dubaisse, see ei ole lihtsalt mõtet. See on, te ei saa seda kogemust, mis te saate siis siin, ütleme novembrist siis mingi aprillini. Parim aeg. Et okei, aprill läheb ka võib-olla juba temperatuuridelt veits ikkagi kõrgemale, aga muidugi sõltub aastast ka. Väidetavalt see aprill, mis see aasta oli vist mingi, ma ei tea, viimase 50 aasta või kõige kuumem. Hästi kuumaks läks. Et muidu ikkagi aprill on tavaliselt enam-vähem okei ka, aga läks ikkagi... Ja mai samamoodi ju. Mais, ma mäletan, oli üks päev, tegin veel õues video. See oli see 48 või? 48 kraadi oli tõesti, et mai kohta ikka väga hai. Aga huvitav on jah see, et suvel kisub siin õhuniiskus nii kõrgeks. Uskuma, ma üldse ei arvan tegelikult, et see nii hull on. Kõrbe riigi kohta või Araabia riigi kohta on Dubai väga niiske, et ta isegi vaata, et selline troopiline Aasia kliima tekib. Mis see meil oli, vaata üks päev, kui me siin sõpradel külas käisime? 80%. No, täiesti uskumatu. Just mõtlesime, et et temperatuurid langevad, saame mõnusalt seal aias istuda. Me ei saanud istuda lihtsalt. Nii räige niiskus, see mõjutab seda temperatuuri nii palju. Et ütleme, et sul võib see 33 või 34 olla. Aga nii, kui see pane see 80% niiskus juurde, täiesti välja kannatamatu. Aga õnneks on see varsti möödumas ja saame hakata nautima ja rannas käima, mis on tegelikult ka, see on väga suur osa sellest, miks me siia üldse kolisime. Et ma võin öelda, et ma esimest korda elus olen nii terve. Ma olen ikkagi väga külmatundlik inimene Eestis olles. Tead, mõnikord paned ennast natuke võib-olla mitte liiga soojalt riidesse. Külm tõmbab läbi. Läheb päev mööda ja juba on nina tatine ja ma ikkagi, ma ütlen, et ma jäin ikkagi päris palju haigeks Eestis, et ikkagi, ongi, siit mõjutab loomulikult see pime aeg. See toob selle immuunsuse alla kõik see stress. Nii, siis see külm ka veel sinna juurde. Mega kerge jääda haigeks, aga see aasta ma ei olegi reaalselt haige olnud. Energiatase on hoopis teine, et see päike ikka nii kogu aeg laeb. Ja see on nii suur osa. Et ei imesta, et paljud eestlased ikkagi valivad selle, et kolida siis kuskile sooja. Et see ei pea alati ju Dubai olema.
Hispaania, Kreetale kolitakse viimasel ajal, ma kuulen päris palju. On. Et jah, et inimene vajab seda päikesevalgust. See on nagu naturaalne nii-öelda tervendaja. 100%. Ja ma panin mõned kuud tagasi kinni, või mitte kinni, aga privaatseks kõik oma YouTube'i videod. Ja ma tegelikult tahtsin seda juba aasta alguses mõnda aega teha. Ma sain mingisuguseid märke, mingisuguseid asju, mis kogu aeg viitasid sellele, et ma peaks selle peale mõtlema. Ja mu sisetunne oli ka väga-väga tugev selles osas. Ja oma sisetunnet ma usaldan väga. Ja ma tundsingi, et mingi viimane asi oli veel. Siin aasta alguse poole seal midagi toimus. Siis ma olin, ma ei tea, ma tunnen, et ma ei taha, et mu minevik oleks igal ajal kõigile ligipääsetav. Mida ma olen öelnud, mida ma olen mõelnud, see ei pea olema avalik. Jab. See osa on tänaseks mu elus selles mõttes, see on möödunud ja ma tunnen, et need videod ei pea seal üleval olema. Ma saan aru, inimesed on mulle ka kirjutanud, et oi, et kus su videod on, et mul nii vahest meeldis need niisama vaadata. Ma saan aru, ma olen ise täpselt samasugune inimene. Mulle meeldib ka mingisuguseid oma neid comfort moviesi ja comfort inimesi YouTube'is vaadata ja ma täiesti saan aru, aga lihtsalt arvestades seda, kui haige tegelikult see maailm on, kui haiged inimesi on ja ütlengi, et täna ma esiteks ei postitaks oma last niimoodi sellisel kujul avalikult. Lihtsalt tunnengi, et ma tahaks teda kaitsta selle maailma eest nii palju, kui ma saan. Ja kuna see internetimaailm läheb aina ulmelisemaks ja tehnoloogiad ja kõik lähevad ulmelisemaks, siis ma tundsingi, et ei, see chapter on closed. Ma ei ütle, et ma ei tule kunagi YouTube'i tagasi või ma ei tee mingeid blooge. Võib-olla teen lihtsalt teistsugusel kujul. Ja eks me vaatasime natuke tagasi ka neid YouTube'i blooge. Mul on väga hea meel, ma olen väga tänulik iseendale, et me tegelikult neid tegime. Iseendale tagasi vaadata siukseid hetki. See on nagu, ma kujutan ette, et praegu juba vaatad, et issand, kui lahe ja nii armas ja nii lahe, aga kujutan ette mingisugune 10-20 aasta pärast neid vaadata. Õnneks on mulle kõik kõvakettal ka, kui selle YouTube'iga midagi peaks juhtuma. Et see on tõesti ulme väärtusega. Nooraga paar päeva tagasi vaatasime ka vanu videosi, kus Noora oli seal 3, 4, 5. See, millist kildu rebis Noora juba väiksena, Noora ise pisarad silmas. Naerab nende asjade üle. See tegi südame nii soojaks lihtsalt. Et endalgi täiesti võtab silmamärjaks, et selles suhtes wow, nagu need hetked, et sa jäädvustad nagu sellised kõige siiramad lapse mälestused, et see on ja tea, mis on kõige naljaka tagasi vaadata see, et kui ma vaatan oma reaktsioone mingisugustele asjadele, mõtlen, et issand, see on nii lahe asi, miks ma nii neutraalne selles osas olen. See on nii naljakas, see on nii armas, kuidas ma sain nii neutraalseks jääda, aga see ongi see, et me ei ole 100% kohal. Me ei saa vahest aru hetkes olles, kui lahe see asi on. Ja siis sa vaatad tagasi ja mõtled, et appikene, kuidas ma olin nagu nii nagu chill. See on nagu parim hetk üldse. Aga see ongi kuidagi see, et see ju nii sõltub ka, et kus sa ise oled elus parasjagu. Mis on sinu mingisugune, ma ei tea, mentaalne olukord. Ja kõik need ju loomulikult mõjutavad seda, et kuidas me mingid asju võtame, et ma tunnengi, et kui ma olin noorem, et siis ma ei olnud väga palju kohal, sest ma olin natuke ikkagi segaduses, et mida oma eluga teha, et ma ikkagi tegele asjaga, mis on mu hingele, et ma teen mingeid asju, mis natuke lost ikkagi. Ja vaata, kui sa oled lost, siis on väga raske olla kohal ja eelmises episoodis ju vaata just rääkisime sellest, et kuidas Prantsusmaa reisil see kohalolek. Et ma ei olegi tundnud seda. Ehk siis mida ma tunnen täna on see, et vanemaks saamine on tegelikult ikkagi nii äge.
et see nii kui see 30 lõi, siis hakkasid asjad kuidagi teistmoodi minema ja see tunnetus ja see kohalolu kuidagi sa lihtsalt lased lahti mingitest asjadest, mis võib-olla 20. alguses sa oled kuidagi nii pinges ja mures, mis saab ja mis ma tegema pean ja sihuke nagu peata kana kohati, on ju. Aga nüüd ma tunnen, et issand, oi, ma tahan täiega olla kohal. Me just eile Kandaroga rääkisime, et elu eesmärk ongi see, et sellepärast see finantsiline vabadus ongi see, et miks ma tahan seda saavutada. Ma tahan olla kohal oma elukaaslasele, lapsele, iseendale. Vot see on see, mille nimel ma praegu tegutsen. Ma tahan minna ja nautida igasuguseid asju. Ma ei tea, minna uisutama, minna mida iganes tegema, midagi proovima uusi asju, mida me pole kunagi proovinud. Ja. Et ma ei taha, et ma olen kogu aeg mingisuguses rattas, töörattas või murerattas või stressirattas, vaid ma tahan voolata lihtsalt koos oma perega selles elus, nautida selle elu hüvesid, ilma, et ma peaks seal juures kogu aeg pabistama, mis nüüd saab. Ja, sa mainisid õiget asja, seda ise ka enda puhul tunda, kui mitte kohal võib-olla mingites olukordades, kui me kunagi neid videosid tegime, me tegelikult olime ja samal olen näha, kui kohal on tegelikult oli Noora selles vanuses, kui ta kõike neid nalju tegi ja kõike seda ja kuidas ta suutis huvitavalt omasid sõnu leiutada, mille üle lihtsalt Nooraga niimoodi naersime, et just kui äge võib olla ühe väikse lapse teadvus sellel hetkel. Et see väärtus nendes videotes sellel hetkel ei osanud hinnata absoluutselt. Aju. Et suur nagu teraapia on siin juba. Loo moraal lihtsalt vanematele, kes Wow. on, kuidas on, aga lihtsalt loo moraal kõikidele olla kohal. Sükest asja ja väga ootamatu. Aga see lihtsalt näitab, et tegelikult see on meil endal kuskil alateadvuses ikkagi hingel. Et loomulikult vahest ongi raske ja mingites hetkedes mingeid asju mõista ja see mõistmine tulebki tihtipeale hiljem. Aga lihtsalt siis edaspidi teadki olla targem, õppida oma siis vigadest. Ma ei nimetaks neid vigadeks, vaid lihtsalt polnud seda teadlikkust too aeg. Ja me oleme ju kõik esimest korda sel planeedil kogemas seda elu ja see on loomulik, et me ei tea kõike ja ma arvan, et samamoodi meie vanemad. Vahest isegi mul on nagu vanemad pabistanud selle pärast, et kuidas nemad mingeid asju tegid valesti või oleks tahtnud teisiti teha. Aga ma ütlen ausalt, et mul ei ole tegelikult üldse meeles mingisugused, issand ma nüüd luristan. Mul ei ole endal meeles, et mu vanemad oleksid kuidagi suhtunud või midagi valesti teinud. Minul ei jäänud see meelde. Aga nende hinge peal on see, et nad tegid midagi nagu, oleks pidanud paremini tegema. Aga kujutad ette, minul on ainult head mälestused meeles. Et ei, mul suures pildis ka on vanematega okei. Ja see on ka see andestamine mitte siis ainult oma vanematele, vaid ka andestamine ise endale. Et ma ei osanud selles hetkes võib-olla paremini ja ma tegin täpselt nii,
nagu too hetk oli? Ma arvan, et olevikus midagi muutes me muudame ka minevikku ja tulevikku samaaegselt, et kogu aeg saame paremateks inimesteks. Jah, igal juhul tänud kuulamast Aitäh! ja mul on hea meel, et see podcast selliseks kujunes, et oli vajalik. Ja, Nii et täname kuulamast ja suured tänud näeme ja peagi. näeme peagi. Kohtume, mis on õhus sagedusel ikka. Olgu. Tšau! Tšau!